Lapse ei taha võib olla üks väsitavamaid kohti täiskasvanu päevas. Ilmselt oled lastega koos tegutsedes märganud, et mida rohkem me püüame neid suunata ja juhtida, seda tugevamaks muutub nende ei tee, ei taha. Tere, mina olen Kaarina, olen laste arengutoetaja. Ja mina olen Jaanika Loore, tegevusterapeut ja heaolunõustaja. Täna tahame rääkida ühest teemast, mis puudutab peaaegu igat last ja igat täiskasvanut, kes lastega koos on. Need on need hetked, kus laps ütleb ei või veel täpsemalt ei taha. Ja sageli ei ole see lihtsalt üks ei, vaid terve hoiak. Ei taha riidesse panna, ei taha tulla sööma, ei taha minna õue, ei taha koostööd teha. Ja mida rohkem me püüame olukorda juhtida, seda rohkem tundub, et laps kaevub oma eidesse. Enne kui lähme edasi, mõtle korraks, milline ei taha olukord on sinu jaoks praegu kõige aktuaalsem? Või isegi pane video pausile, et see mõte kirja panna või siis hoia lihtsalt oma mõttes. Kindlasti on oluline kohe alguses ära öelda, et see, millest täna räägime, ei ole nipid selleks, kuidas laps kiiremini jah ütleks. Küll aga on olemas rida praktilisi võtteid, kuidas teatud igapäevatoimingud ja grupidünaamikat toetavad peabtegevused saaksid kergemini ära tehtud. See kõik aga algab sellest, kui me mõistame selle ei taha algpõhjust. Miks see arenguliselt toimub ja miks see tegelikult ei ole probleem, vaid väga oluline arengukoht lapse seisukohast. Arengupsühholoogia vaatest on see niinimetatud ei-periood täiesti loomulik. See algab sageli kuskil 1,5 eluaasta paiku, aga ei kao maagiliselt ära 3. sünnipäevaks. Mõnel lapsel tuleb see laine tagasi ka hiljem, näiteks koolieelses eas või isegi algklassides. Ja see ei tähenda, et midagi oleks valesti. Selles vanuses lihtsalt hakkab laps järjest selgemalt tajuma. Mina olen mina. Mul on oma keha, mul on omad soovid. Ma saan valida. Ja ei on sageli esimene väga selge viis seda kogeda. See ei ole suunatud täiskasvanu vastu, see on suunatud iseenda poole, enese tunnetamise ja katsetamise poole. Sageli me näeme seda ei tahat täiskasvanu vaatest kui koostööst keeldumist, aga lapse sees võib toimuda hoopis midagi muud. Ta võib katsetada. Kas minu sõnal on mõju? Kas ma tohin erineda? Kas minu tunne loeb? Ja kui me igapäevaelus ei loo lapsele väikeseid ja turvalisi võimalusi oma eid kasutada nii, et seda aktsepteeritakse, siis hakkab see ei tulema kõige ebamugavamates hetkedes. Siis, kui meil on kiire, siis, kui on vaja edasi liikuda, siis, kui kogu rühmatäis lapsi ootab. Kui laps suudab öelda ei turvalises keskkonnas, kus teda kuulatakse ja toetatakse, siis õpib ta tulevikus ka paremini enda eest seisma. Ta õpib märkama oma piire, oma vajadusi, oma tundeid ja see on oskus, mida ta vajab kogu oma ülejäänud elu. Mõtle korraks, millal sina viimati ütlesid lapse ei taha peale automaatselt peab? Mis aga oleks juhtunud, kui sa oleksid selle ei lihtsalt hetkeks vastu võtnud? Mõnikord tundub, et see ei taha on lihtsalt trots, aga väga sageli on see hoopis märk sellest, et lapsel on vaja rohkem aega, rohkem selgust või rohkem võimalust ise osaleda selles, mis temaga toimub. Sageli muutub täiskasvanu jaoks kõik palju kergemaks sellel hetkel, kui me ei võta lapse eid isiklikult. Me peame meeles pidama, et see ei ole hinnang meie suunas. See on info lapse seisundi kohta. Ja siin tulebki mängu ka see, et mitte iga ei taha ei ole arenguline trots. Vahel on see väga praktiline. Kui laps on näiteks magamata, näljane, ebamugavates riietes või olukorras, mis tema võimeid ületab, siis ei saa me eeldada koostööd ainult tahtejõu abil. Lapse närvisüsteem lihtsalt ei jaksa. Üks koht, kus me näeme ei taha väga tihti, on üleminekud.
ühelt tegevuselt teisele liikumine on väikese lapse jaoks palju keerulisem, kui me sageli arvame. Kui laps on millessegi süvenenud, siis katkestamine nõuab temalt suurt pingutust ja see ei taha võib olla viis öelda, ma ei ole veel valmis. Siin aitab sageli see, kui lapsel on aega ette valmistuda, kui ta teab, mis tuleb järgmisena, kui ta saab oma peas selle muutuse läbi mõelda. Mõni laps vajab selleks vaid hetke ja teine oluliselt rohkem aega. Meenuta, kuidas sina tavaliselt lasteaias neid üleminekuid teed? Kas pooleli olevat tegevust katkestades või lapsi ette valmistades? Vahel aitab hoopis see, kui me kaasame lapse arutelusse, kui me ei jaga ainult korraldusi, vaid arutame koos läbi, mis on need järgmised sammud. Kujuta ette, et sa ütled lapsele, pane nüüd õueriided selga ja lähme õue. Ja nüüd ütle sama asi nii. Meil on nüüd õuemineku aeg. Mis meil on vaja teha, et õues oleks soe ja mõnus mängida? Kas sa tunned erinevust? Õpetajatena on sageli vaja fookust hoida sellel, millist toetust laps vajab, et ära teha need tegevused, mis sellel hetkel tegelikult vajavad ärategemist. On ju rida igapäevaseid toiminguid, mis grupis tegutsedes on vajalikud. Ja see on suur oskus leida see parim viis, et need saaksid lapse heaolu arvestades ikkagi teostatud. Kui see teema pani sind mõtlema ja äratundvalt kaasa noogutama ning tunned, et tahaksid sellest sügavamalt aru saada, just väga praktilisel tasandil, et millised nipid on meil aidanud erinevate ei taha olukordadega toime tulla, et igapäevatoimingud lapsega koostöös ikkagi tehtud saaks, siis me oleme loonud käitumine on kommunikatsioon teemalt põhjalikuma minikursuse meie virtuaalses stuudios Selgus ja rõõm. See kursus hõlmab erinevaid aspekte käitumisest ja üks neist on kindlasti arenguline ei taha periood. Seal võtame selle teema kihthaaval lahti, jagame rohkem päris elulisi olukordi ja praktilisi nippe, kuidas nende olukordadega toime tulla, et leida sinu jaoks toimivaid lahendusi erinevates olukordades lasteaia igapäevatöös. Virtuaalne stuudio Selgus ja rõõm asub Patreoni keskkonnas ja lingi leiad videokirjeldusest ja hakka ka meie YouTube'i kanali jälgijaks, et osa saada järgnevatest igapäevast tööd toetavatest videodest. Kohtumiseni!